tere, olen Anu Kuld ja tutvustan sellist programmi nagu spirograaf. Sellega saab joonistada epi- ja hüpotsükloide, epi- ja hüpotrohhoide ning korrapäraseid kõõl- ja tähthulknurki. Programm on väga lihtne ja seejuures ka eestikeelne. Matemaatikaalase õpiprogrammina on see kasutatav umbes 5. klassist ja programmiga on kaasas ka paar näidistöölehte. Nooremates klassides ja miks mitte ka vanemates saab programmi kasutada ka mittematemaatilistel eesmärkidel, näiteks kunstiõpetuses või arvutiõpetuses. Vaikimisi näeb programmi avaaken välja selline. Siin roheline ringjoon on paigalseisev ja punane liikuv, mis veereb libisemata kas siis ümber või seespool paigalseisvat ringjoont. Ja veereva ringjoone ehk punase ringjoone üks punkt jätab ekraanile jälje. See punkt on siin, see must. Vasakul äärest saame muuta punase ja rohelise ringjoone raadiuseid, kas siis nooli kasutades või siis klaviatuurilt trükkides. Kui me liigume hiirega siin vastavasse alasse, siis ilmub korraks ka selgitav tekst, et mis see on või mida see teeb. Tiirude arvu ise muuta ei saa, selle genereerib meile programm, et mitu tiiru oli vaja punasel ringjoonel teha, et see must punkt jõuaks tagasi alguspunkti. Siit on võimalik määrata, kas punane ringjoon liigub rohelise sees või väljas. Epitsükloidi korral liigub väljaspool ja hüpotsükloidi korral liigub seespool. Ja siit saame valida, kas soovime kõveraid joonistada või hoopis hulknurki. Nii, nüüd teeme siis ka ühe näite. Jätame näiteks need algraadiused samaks ja vajutame nupule joonista. Nüüd programm ütleb meile ära, et punasel ringjoonel oli vaja teha 2 tiiru ümber rohelise. Vaatame, milline näeb välja näiteks hüpotsükloidi joonis samade algandmete korral. Näeme, et samuti tiire tegi ta 2, aga joon on hoopis teistsugune. Ja joonistame ka ühe hulknurga. Nüüd hulknurki joonistades annab programm iga kord teada tippude arvu. Võtame selle teadmiseks ja vajutame siia OK. Kuna meil tipp oli 3, siis järelikult meil tekkis siia 3 nurka. Nüüd, kui me soovime veel kujundeid joonistada, siis oleks meil vaja nihutada rohelise ringjoone keskpunkt teise kohta. Selleks on meil nüüd 2 võimalust. Üks variant on valida ülevalt menüüst ringjooned, keskpunkt ja asukoht. Ja siit näiteks üks koordinaati muutes lähebki ringjoon teise kohta. Aga see on nüüd natukene vähe, et kui me uut joonist hakkame tegema, siis see kattub eelmisega ja asi läheb väga sigri-migriks. Nii et võime panna siia veel uue arvu. Nii, ütleme, et see meile nüüd sobib. Siis paneme siit ristis kinni või vajutame peidaaken. Nii, aga teine variant on ka, kuidas rohelise ringjoone asukohta muuta saab. Võtame lihtsalt vasaku klahviga kinni, hoiame all ja nihutame ta soovitud kohta. Ütleme, et see koht on hea, jätame ta siia. Veel on võimalik valida, kas ringjooned on sees tühjad või täitega. Valime siit ringjooned täitega. Siis on sees täis roheline ja punane ringjoon. Eks see nüüd maitse asi, et kellele kumb variant meeldib. Ja teeme ka ühe näite. Muudame nüüd näiteks punase ringjoone raadiuse 35. Valime siit hüpotsükloid ja hulknurgad, las olla. Ja vajutame joonista. Nii. Programm teatab, et hulknurgal on 12 tippu. Vajutame OK.
nii, ja teeme ühele näiteks epitsükloid ja kõverad. nii, ja vajutame joonista. no nüüd me näeme, et ta läheb rohkem juba aega. kui me soovime, võime vajutada stopp ka. nii, siis ta jätab selle pooleli. ja ma jäin natukene hiljaks sellega. siis ta küsib, et kas ma soovin loobuda, siis kustutatakse ära joonistatav joon või siis jätkan, siis ta joonistab selle lõpuni. meil on võimalus ka roheline ja punane ringjoon ära peita. selleks valime siit ringjooned nähtaval. ja nüüd nad läksid peitu. teine variant on ka see, et ma võtan lihtsalt vasaku hiireklahviga siit kinni ja nihutan need teise kohta, siis me näeme paremini oma moodustatud kujundit. aga nüüd, kui me soovime seda tagasi panna ja veel mõne joone siia juurde lisuda, siis see täpne tagasipanek on siia väga raske, kui mitte võimatu. nii et kui on veel soovi jätkata selle kujundi joonestamist, siis ma soovitan kasutada seda nähtaval või siis nähtamatu varianti. Need olid mõned näited epi- ja hüpotsükloidide kohta. ma võtan uue tühja lehekülje, uus. praegu ma salvestada neid faili ei soovi, kuigi see võimalus on. vajutame ei. nii, ja veel on võimalik joonistada epi- ja hüpotrofoide. selle jaoks valime siit ülevalt menüüst joonetüüp epi- ja hüpotrofoidid. me näeme siit siia vasakule tuli üks suurus veel juurde, see on punkti kaugus. ja see tähendab siis selle musta punkti kaugust ehk mis jälje jätab ekraanile. selle musta punkti kaugus punase ringjoone keskpunktist. valime näiteks raadiusteks 65, rohelisele 100 ja punkti kauguseks 30. ja mängime erinevaid kombinatsioone nüüd läbi. näiteks hüpotrofoid ja kõverad ja vaatame, millise pildi me nüüd siis saame. nii, vajutame stopp huvi pärast. nii, nüüd on variant siis, millest ma enne korraks rääkisin ka, et on võimalik loobuda. siis kui me oleme kindlad, et me soovime loobuda, siis vajutame jah ja kustutatakse see joon ära ekraanilt. nii, aga meie tegelikult soovime seda. proovime uuesti. nii, loobu kustutas siis ära, paneme jätka ja sel juhul joonistatakse see nüüd lõpuni, kui ma uuesti ei vajuta stoppi vahepeal. nii, saime päris ilusa lillekese. võime ringjooned siis panna natukeseks peitu ja näeme seda paremini. võtame nähtavale tagasi. joonistame näiteks epitrofoidi ja hulknurgad. joonista. saime 20 tippu hulknurgale ja see tekkis meil ilusti praegusel juhul siis ümber selle nii-öelda esialgse lillekese. joonistame kõverad. nii, joonista. no nüüd ma oleks võinud tuua natukene keskele poole seda joonist. natukene läheb peitu sinna ääre taha. aga no ei ole hullu. ja näeme, et väga edukalt on võimalik mitmest joonest kokku komponeerida siis üks kujund. ja vaatame nüüd ühte varianti veel, et on võimalik ka, et punane ringjoon on suurem kui roheline. paneme punasele, jätame punasele 65, rohelisele 60 raadiuseks ja punkti kauguseks paneme 15. nii, paneme siit hüpotrofoid ja kõverad. paneme siia joonista. nüüd läheb natukene aega
kuni ta oma tiirukesed siin ära teeb. nii, sai valmis. muudame praegusel juhul näiteks punkti kaugust. panen siia 30 ja vaatame, millise joonise me nüüd saame. Need aasakesed lähevad siis järjest väiksemaks. ja kui me veel suurendame, et tiire oli vaja tal teha 13. ja kui me veel suurendame punkti kaugust näiteks 50 peale joonista, siis neid aasakesi siia praktiliselt enam ei tekigi. aga tiire on ikkagi vaja teha 13. nagu me nägime, siis sõltuvalt seisva ja veereva ringjoone raadiustest tekivad jooned erinevad või siis ka punkti kaugusest. mõningaid epitsükloide, hüpotsükloide, epi- ja hüpotrohhoide joonistab programm kauem ja mõningaid vähem. ja siin on keskastme õpilastega juba huvitav mõelda, et miks see nii on ja leida ka põhjendus. oletame, et meil on nüüd soovitud kujundid valmis joonistatud, siis me võime need salvestada. fail, salvesta pilt. see pilt salvestatakse BMP failina. mina seda praegu salvestada ei soovi, aga ma sooviks hoopis värvida. siis ma valin siit tegevus ja värvimine. nii, nüüd siin vasakul on 16 nii-öelda vaikimisi värvi, aga võimalus on siin all valida või siis segada omale ka meelepärane värv, mida siin üleval näiteks olemas ei ole. et see variant on täiesti olemas. valime siit näiteks kollase värvi ja siis teeme klõps siin keskel. ja ära värvitakse see ala, mis on siis siin joonega piiratud. ja värvimine toimub selles kohas, kuhu selle tindipoti nii-öelda värvijoa ots siis ulatub. et kui ma siin kõrval teen, siis ma panen tindipoti selle värvi otsa, panen siia ovaali sisse, vajutan klõps ja siis see värvitakse nii kollaseks. nüüd kui ma ei soovi, et need oleks kollased, siis ma võin siit võtta valge värvi ja teha uuesti klõpsud. võin valida mõne teise värvi, näiteks võtame punase ja vajutame siia, siis kõik, mis on siin joonega piiratud ala, see värvitakse punaseks. teeme siit näiteks veel sinise ka. no segame nüüd kokku ühe suvalise värvi, mida siis üleval näiteks ei ole. no seda päris mingi kole värv. no see peaaegu et on. nii, vahtame siukse oranžika. nii, ja kui ma nüüd liigun siin kujundi peale, hoian vasakut klahvi all, siis värvitakse ära kõik need, mis siis hiirepoti selle või värvipoti värvijoa ette jäävad. ja kui ma kogemata liigun siit välja, siis mu taust värvitakse ka ära. aga ma valin siit valge värvi ja klõpsan ja siis on taust jälle valge tagasi. juhin tähelepanu, et värvimise režiimist tagasi joonistamise režiimi minnes kustuvad värvid ära. ja kui uuesti tagasi värvimise režiimi pöördudes on võimalus uuesti värvida. oletame, et meie töö sai valmis, siis võib selle salvestada pildina näiteks või siis ära kustutada, kuidas soov on. aga mis siis muud kui mõnusat uurimist, katsetamist ja kauneid kujundeid.